まだそんなレベルか。俺たちの真剣なんだよ。何もやってねえじゃないか。Tere, Liisu siin. Kas teile meeldib raamen? Mulle meeldib väga. Peale Jaapanisse kolimist olen proovinud igasuguseid erinevaid raameneid ja avastanud, kui palju ajalugu peitub nende nuudlisuppide taga. Üle terve maailma on kuulsaks saanud miso, tonkotsu, shoyu, kuid tegelikult on palju rohkem raameni sorte, sealhulgas ka tänane IEK raamen. Täna tahan teile rääkida täpsemalt IEK raameni ajaloost ja inimestest, kes selle ajalooga on seotud. Kuid ma pean hoiatama, täna võivad videos väiksed natukene ekstreemsemad klipid ka ette tulla. Head vaatamist! IEK kindlad koostisosad on paksud nuudlid, kanaras, nori, spinat ja sealiha. Raamenit tellides saad ise valida nuudlite pehmust, rasva kogust ja maitse tugevust. Lisaks on IEK eripära see, et kasutatakse Sakai Seimeni nimelise koha nuudleid, mida saavad kasutada vaid restoranid, mis on Yoshimuraga seotud. Yoshimura ja Sakai Seimen töötasid 3 aastat selle kallal, et valmistada ideaalseid nuudleid. Aastal 1974 avati Yokohama linnas Sugita rajoonis Yoshimura nimeline raamenirestoran. Endine rekkajuht Yoshimura oli varem igasugu töökohti proovinud, et lõpuks oli armastus raameni vastu nii suur, et otsustas terve oma elu raamenile pühendada. IEK raameni leiutaja Minoru Yoshimura sündis aastal 1948 Yokohama linnas. Peale põhikooli hakkas ta erinevates kohtades töötama, kuid seda kahjuks edutult. Peale eriti maitsva raameni söömist otsustas ta, et tahab õppida raameni tegemist. Pärast poolt aastat õppimist avas ta lõpuks aastal 1974 oma restorani. Nüüd asub ta restoran Yokohamas Nishi linnaosas ning on erakordselt populaarne. Kui meie sinna sööma läksime, oli järjekorras umbes 80 inimest ja ooteaeg oli 1,5 tundi. Raamenit tellides saad masinast plastikust piletid. Kokad tegutsevad väga kiiresti ja supp sai valmis 5 minutiga. Siiamaani igast erinevates kohtades IEK raamenit proovinud, aga see, kus me seekord käisime, seal oli nagu see sojamaitse palju tugevam kui teises kohtades. See mulle väga meeldis. Ja nuudlid olid sellised hästi mõnusad pehmed, aga mitte nagu liiga pehmed, sellised nagu parajalt nagu hästi paras siuke maitse. Ja kuidas öelda? Liha oli selline kergelt suitsu liha maitsega, see oli ka väga hea. Ja nüüd me lähme raamen shoppi, kus siis härra Yoshimura varem töötas. Et õppida raamenit tegema, töötas Yoshimura umbes 1,5 aastat raameni restoranis nimega Ramen Shop. Õppimise käigus tekkis tal idee segada Kyushu tonkotsu ja Kanto shoyu raameni, mille tulemusena sündis praegune IEK raamen. Tsubaki Shokudo nimeline firma asutas raamen shopi. Nende raameni kindlad koostisosad on peenikesed nuudlid, sealiha, wakame vetikad ja sibul. See firma keeldub täielikult meediaga suhtlemast ja seetõttu pole nende ajaloost väga infot. Aga on teada, et Yoshimura õppis 1,5 aastat Keihinjima rajoonis raamen shopis. Praeguseks on IEK raameni populaarsus jätkunud juba umbes 50 aastat, kuid selle aja sees on olnud ka mitmeid probleeme. Näiteks samasse gruppi kuuluvate raameni restoranid omavaheline tülitsemine ja rikaste firmade tulemine raameni maailma. Vaatame, kuidas nägi välja Yoshimura restoran 30 aastat tagasi. Yoshimura all õppimine on väga range, kohati lausa vägivaldne. Yoshimura oli arvamusel, et kui tahad rikkaks saada, tuleb esialgu palju raskusi ületada. Vahet pole, oled sa mees või naine, õpetamismeetodid olid vägivaldsed. Ta tegi seda kõike selle nimel, et tema õpilased tulevikus oma restorani avades oleks samuti edukad. Ning edukad nad nüüd ka on. Loomulikult on inimesi, kellele selline käitumine kohe üldse ei sobinud ja nad lõpetasid täielikult Yoshimuraga suhtlemise. Järgmine kord räägime sellest, millised probleemid tekkisid IEK maailmas.